külalised, kõik toredad järelvaatajad, kuulijad. Meie oleme täna siin Oasise laval koos Alariga, kes on meile täna siis külla tulnud. Imeline pärimus, siis harmoonia looja, tasakaalu tooja ja teadlikkuse kasvataja. Ma ütleks sellised huvitavad sõnad siia algusesse. Ja Oasise podcasti eesmärk ongi tuua oma ala tipud siia lavale selleks, et meie kõigi toredaid teadlikkuse perspektiive ja võimalusi, nägemusi, kuidas elu elada veelgi harmoonilisemalt ja tasakaalustamalt siis välja tuua. Ja selleks tänaseks sündmuseks on meil siis ka valitud väike fookusteema, milleks on pärimus. Et kuna Alar seda ise juba aastakümneid viljeleb ja toob seda, on siis nii-öelda Eesti süüke, ma ütleks tõeline nagu pärimuse maaletooja. Et võib-olla maaletooja siis võib-olla sellise nurga alt, et toob linnarahvale seda maa pärimust ja seda kohalolu ja osavõtlikkust. Ja üks päev üks tore külaline ütles mulle, et ta on nii tänulik selle eest, et me teeme Oasis ka midagi muud peale söögi ja pakume mingit muud kogemust ja väärtust. Ja siis kuidagi see läks mulle väga hinge. Ma sain aru, et ma olen õigel teel ja inimesed märkavad seda, et on oluline siis levitada häid sõnumeid. Ja kui me saame seda teha nii mõnusas vahetuskeskkonnas, atmosfääris ja vestlusringis, siis see on üks suur nauding nii mulle kui loodetavasti kõikidele külalistele, kes siin täna kuulavad, kui ka laval käivad. Ja tänase osa pikkus on kuni 1,5 tundi. Külalistel on võimalik lõpus siis küsida. Ma panin endale äratuskella ka, mis annab mulle siis vahepeal märku, et nüüd on õige aeg Toomas oma suu küsimuste osas kinni panna ja siis saate publiku käest küsida otse siinsamas. Nii et te kõik olete siis oodatud oma küsimustega saate lõpus siis osa võtma. Ja Alariga siis tutvusime. Ma arvan, et see päris aus tutvumine oligi sinu ühel toredatel suvepäevadel, kus ma siis tulin justkui ühel hetkel nagu söögitegijana sinna, aga siis järsku me olime koos laval. Et siuke huvitav nagu paralleel ja siis nad tegid Vaikega koos siis sellist tantsurännakut ja siis mina olin siis nii-öelda see taustajõud, panin seal muudkui DJ-na muudkui vunki juurde, kiirust juurde ja valisin oma lemmiklugusid, sest tegelikult aega ei olnud palju, aga see, kuidas inimesed pärast seal olid ja ma mäletan Oskarit, ta oli nagu ülaköha oli paljas ja lihtsalt hüppas seal mingite tüüpidega nagu rind kokku ja mingi hull siuke mehelik küte käis ja siis nagu vaatasin seda rahvast ja pärast olid naised kõik poolvaljad, et kõigil oli mingi siuke nagu ja siis ma panin selle Vamossaala playa ja siis Alar oli mingi okei, davai, kõik ujuma, läksime kõik randa tiiki, vette, et see oli minu meelest siuke nagu ülilahe seiklus, et mul vist sellist nagu energeetilise sagedusega publikut pole kunagi 2 aasta jooksul olnud, kes minu muusikasse ja ütleme, sina tõid ikkagi selle nagu inimesed ja selle energia käima, aga sellisse muusikasse nagu kaasa elasid ja kaasa tundsid nii-öelda seda väge, et see oli üks erakordne hetk minu elus ja kuidagi ma tundsin, kuidas sinu vägi tõstab teisi ja kuidas sa oskad väga lihtsalt ja väga sellise nagu tabavate lühikeste sõnavõttudega ilmlikustada mingit väga olulist tunnet ja seda teha nii hästi, et need inimesed tulevad kaasa ja täiega kehastuvad seda sama tunnet, mida sina jagasid. Ja sa panidki erinevad situatsioone, erinevaid tundeid, erinevaid nagu olemusi inimesi siis kehastama. Ja see oli üks väga erakordne nagu siis sündmus ja üldse kogu see Adilas toimunud oli üks vägev rännak puhtas energias ja puhtas kohalolus. Et kuidas sul ise praegusel hetkel selline sisemine nagu tasakaal on? Oled sa täitsa rivis või on sind teedeehitus sinu maja ümber nagu või nii-öelda sinu kooli ümber ajanud sind balansist välja? Et tere siis minu poolt kõigile. Et Toomase küsimus oli täiesti õigustatud, et
taksod ei leidnud meid ülesse sealt vana kalamajast. Et kuna praegu kõik ehitavad millegipärast kuskile niimoodi, et ei saagi aru, et kust kandist täna peab tulema. Aga see selleks. Praegu oligi, et eks mul oli juba niisugune kerge ärevus sees, et kas ma jõuan kohale ja kõik muu. Ja siis, kui ma juba jõudsin siia, et tulime siiski oma autoga ja parkisime siia üle tee. Et siis, kui jõudsime siia, siis avastasin, et vau, et juba see kvartal on selline, kus kohe rahuned maha. Ja siis keset kõike seda veel üks oaas, mis sa veel paremat tahad, kohe hakkas omad inimesed siin. Et selline tore õhkkond ja need meenutused tõid ka mulle väga sellise sooja tunde sisse, et see, kuidas Toomas plaate keerutas, jääb mulle kauaks meelde, et see oli tõesti vägev, et oli väga tore kohtumine Adilas ja mulle väga meeldis see. Aga ma võib-olla siit jätkan siiski kohe ilma küsimata. Et sa nimetasid väga toredasti mind pärimuse maaletoojaks, see kõlab muidugi nii vahvasti selles mõttes, et kui hakata nagu mõtlema selle peale, et kuhu siis midagi tuua on ju. Et kui, aga su jutul selles mõttes, et oli loomulikult iva, et see maarahvas ja maausk ja looduse usk ja et see ei ole ju meil nii, et kõik oleksid selle sees ja rüppes ja et see oleks nii, nagu ta võiks olla iseenesest mõistetav. Kas ma olen nüüd kuidagi maaletooja? Ma mõtlesin, et ma võib-olla natukene seda kohta siis seletaks lahti. Et ega pärimus on meie ümber olemas. Ega ta kuskile otseselt nagu tuua ei saa. Küll aga saab teda seletada lahti ja saab võib-olla inimesi meelitada või näidata neid kohti, et mis sellega võib-olla kaasnevad. Aga pärimus on nii lai mõiste, et mina tahan alati, kui me räägime, kui me räägime Hiina pärimusest või Tai pärimusest, siis on nagu mingisugused etapid, mis seda väga selgesti nagu eristavad, et võib-olla Hiinas on võib-olla siis taoismi ajajärk või konfutsionismi ajajärk, et kus me saame nagu öelda, et vot see on see Hiina pärimusmeditsiin. Kindlasti on hiljem ja varem ka toimunud seal igasugust asju, aga need olid nagu niisugused epohhi loovad siis ajad. Ja meil kuidagi kiputakse ära unustama, et meie pärimuses on ka mingisugused ajajärgud olnud. Et kui me räägime Eesti pärimusest ja kaasa arvatud siis sinna Eesti pärimusmeditsiinist, siis kuidagi automaatselt libiseme me sinna aega, kus midagi on kirja pandud. Ja see on see kõik see halvem ajajärk, kus mitte midagi suurt ei toimunud. Nagu selle ei pärimuse nii-öelda meie olemuse mõttes, pärimuse mõttes, kui siis ka pärimusmeditsiini mõttes, et või nii ei saa vist öelda, pärimusmeditsiinis tehti ikka erinevaid asju, aga just see, et see, mis on nagu meie identiteet, see jääb meie oluliselt kaugematesse aegadesse ja arusaadavatel põhjustel nendesse aegadesse, kus maarahvas sai
teha seda, mida tema hing ihaldas. Et ega igasugune kultuur ja ka sellised loovad tegevused löövad õitsele ikkagi siis, kui inimesed on vabad. Ja seda aega, millal me olime vabad, tuleb päris tükk aega tagasi otsima hakata. Ja kui nüüd rääkida nii naljatamisi maale toomisest, siis see, mida mina maale toon, on tõenäoliselt siis eelkõige just see, mis siis toimus võib-olla siin 500, 700, 1000 aastat tagasi. Ja see, mis toimus 100 aastat tagasi või 150 aastat tagasi, sellest on kirjutatud ja räägitud palju ja see on segunenud kõige muuga. Ja sellest ei taha ma nii palju rääkida. Aga mis on see puhas Eesti, ütleme nii, et Eesti oma rahvuse poole pealt on väga segunenud, ehk siis meiega kultuuritava on väga segunenud. Kui me lähme nüüd sellesse vana Eesti, kus me olimegi siis vabad, on ju, kuni mingi 12 sajand või midagi sellist, 11-12 sajand on ju, kui meil tulid esimesed ristitegijad siia, et siis sellest ajajärgust, kui me vaatame enne seda ajajärgu, siis mida üldse on, sest ütleme nii, et ka 11 sajand oli see, kus alles mingisugused esimesed nagu märgid kuskile ajalukku nii-öelda kirjutati, et justkui olid mingid linnad, mingid külad, mingid inimesed kuskil siin on ju. Et meil on küll mingid märgid mingitest väljakaevamistest, aga tegelikult mis pärimus siis sellel ajal üldse oli? Et õnneks oli see küll nii, et sel ajal, kui 12 sajand, 13 sajand ka võõrvallutajad siis meil siin käisid, siis me olime selle koha pealt vahva rahvas, et käisime ja lõime neid tagasi ja vallutasime vastu ja see oligi selline aeg, kus oli üsna palju selline vallutuste aeg ja muidugi see, millal meid siis nii-öelda täiesti allutatuks saadi, et see tuli siis mõnda aega hiljem ja ka siis säilis veel üsna palju vabadust ja mõttevabadust ja seda kogu selle mõtestatuse edasi kandmist, enne kui siis nagu teadlike nii-öelda kavalate otsustega hakati juhtima seda, et see mõttemaailm ära kaotada. Aga et ega loomulikult me ei tea seda väga täpselt, et mina olen hästi palju inspiratsiooni saanudki erinevate raamatute lugemisest sellest, et siin viimasel ajal me Vaikega mõlemad oleme üsna palju Karl August Sindret ja Mait Metsanurka lugenud ja sealt eks need faktid võivad olla alati seal natukene küsitavad, aga mis nii-öelda kumab sealt hästi palju välja, on just see nagu olemus, et milline see maarahva mõttelaad oli, kuidas nad käitusid, kuidas nad mõtlesid. Üsna palju sellist uhkust kumast seal kindlasti välja, et väga paljud asjad võib-olla said ka saatuslikuks seetõttu, et see meie uhkus oli väga suur. Aga kui sa korra mõtled tänasele päevale, siis mille üle me Eestis oleme uhked? Ja kas see uhkus väärib seda pungil rinda? Et pungil rinda väärib mõnes mõttes meie loodus, meie loodusteadmised, meie ravimtaime teadmised, meie üsna liigirikas fauna üldse, et selles mõttes nii fauna kui floora,
et kui me teame, kui palju meil on hunte ja karusid, kui palju meil on veel kotkaid ja muid selliseid ürgseid loomi, siis kindlasti on eelkõige see, mille pärast meil nagu uhkusest rind võib kummi minna, kuigi me teame, et ega meil kõige sellega on ka juba praegu omad valud. Nii nagu metsagagi. Meie pühapaigad kindlasti on üks see, mille koha pealt maailmas me võime tunda suurt uhkust. Meie suitsusaunad, meie saunakultuur, vaatamata sellele, et see suures osas maavallast on kippunud siiski hääbuma, on ta nüüd saanud, eriti sellel aastal tasub seda rõhutada kui sauna aastal, et ikkagi me võime selle üle päris uhked olla. Me võime uhked olla oma, ma ei tea, see nõidade üle on keeruline, et pigem võib-olla sellise tundlikkuse mingis mõttes nagu selgelt nägemise ja kõige niisuguse et meil on üsna palju inimesi säilinud võrreldes muu Euroopa rahvaga, kellel on veel selget talupojatarkust ka järgi. Kuigi ka seda jääb järjest vähemaks. Jääb vähemaks seepärast, et me kõik kolime linna ära või on see ikkagi selle meie ühiskonna surve, et võib-olla oskused justkui sotsiaalne kommunikeerimisoskus, et sa pead nagu kiiresti vastama paljude inimestega suhtlema. Kõik see nagu timmib üle selle, et sa suudaksid iseendaga olla vaikuses ja rahus ja tunda enda keset ja mõista ja kuulata loodust, näha loodust. Et see on ju ühelt poolt paratamatu, teiselt poolt me saame seda justkui tunnetada ja näha ja seda teadlikkust justkui tõsta. Või kas see on üldse selles mõttes nagu probleem, see muutus, mis aset leiab? Argo Moor ütles kunagi väga sellised minu jaoks kohe väga targad sõnad ja see oli umbes midagi niisugust, et kui üks asi hakkab ära kaduma, siis hakatakse sellest rääkima. Ja et sellel asjal ongi nagu kaks poolt, et ühest küljest on tekkinud nagu see, et kõike see, mida sa nimetasid, et see niisugune mõtete virvarr ja sotsiaalmeedia nii tugev pealetung ja meie nii-öelda elu, kus on vaja jõuda nii palju kõike teha ja teisest küljest siis selle niisugune üle vindi minek, et inimesed tunnevad väga selget vajadust tõmmata stepsel seinast välja ja seetõttu me ka näeme nii palju inimesi, kes tegelikult siis käituvad risti vastupidi, et kolivad linnast täiesti paksu metsa sisse või ka linnas eralduvad kuidagi ja et sellist nagu kahtepidi liiklust on hästi tugevalt hakanud toimima. Aga kui minna nüüd tagasi selle raamatu lugemise ja sealt üks oli see uhkuse tunne, mis kajas läbi, et mis veel need mõtted olid, mis sa tundsid seda pärimust justkui sisse hingates ja ammutades ja tunnetades seda potentsiaalset kogemust sellel ajaperioodil? Et ma tunnetasin seda, et see oli üks väga tark rahvas
ja üks viimaseid kantse, kes ei olnud lasknud on enda aju ära pesta. Et tõenäoliselt on ka seda praegu veel tunda Euroopas, et seda nii-öelda suutlikkust ajupesu vastu seista on meil üsna palju. Siis meie niisugune võib-olla kirg avastada ja paremaks muutuda. Et kui väga palju on meil viimasel ajal nagu seda arvamust, et meie majad peaksid olema sellised, et kui on kuskil, ma ei tea, mingisugune kultuuriväärtuslik piirkond, et siis majad peaksid olema just selline neljakandilised, kõik struktuursed, kõik ühesugused, siis meie riietus on selline, meie rahvatantsud on sellised, et siis ma tahaks öelda, et nii see ei peaks olema. Et meie rahvas sel ajal kindlasti ei olnud ühesugune, vaid nad reisisid väga palju ringi ja nad olid uhked selle üle, mida nad nägid ja mida oli võimalik kultuuri osaks võtta. See oli hästi suur uhkuse asi, et kutsuda inimesed ja näidata, et näed, ma avastasin selle seal maal ja et näed, on võimalik teha seda asja paremaks, siia saab panna sellised asjad. Ja ma just olin ka nagu või olen olnud hästi palju selle dilemma ees, et meie rahvariided on nagu üliilusad, üliväärtuslikud, mida ma näen. Rahva rõivaste kirivööd, nendes on nii palju tarkust sees, meie rõivaste sinna kudumitesse on pandud nii palju tarkust. Ent selle vastukaaluks ma pean ka ütlema seda, et see rahvarõiva nii-öelda viimane kujunemisjärk on olnud üsna selline nagu mõjutatud ühest kultuurist, see, kes meid vallutas. Ja meie nagu paljud asjad ei ole enam nagu meielikud. Et ma küll seda ütlen väga raske südamega välja, et ka meie rahvatants kindlasti ei ole see tants, mida meie kauged esivanemad oleks tahtnud tantsida. Küll aga pean ma siin juures kindlasti ütlema, et ma väga hindan seda kunsti, mida praegu tehakse rahvatantsus. See on tõepoolest väga keeruline, tänuväärne kunst ja olen sellele väga tänulik, aga ma tahan ka öelda seda, et me võiksime siia vabalt lasta juurde teistsuguseid tantse nii-öelda vabade rahvatantsudena. Õnneks on meil olemas rahvalaul, regilaul ja vot see on nüüd suures osas küll nagu mille üle me võiksime tõesti ka väga-väga suurt uhkust tunda. Küll aga jälle ei peaks me seda ilmtingimata piirama kõikvõimalike nii-öelda, et see peab olema selline ja seda lauldi seal selliselt ja et me võiksime anda nagu seda õhku sinna sisse rohkem ja seda hingamise ruumi ja vabadust, et seda on lauldud igal ajal täpselt nii, nagu süda ihkab, see, mis meil tunne on, sellest me laulame, seda me jagame. Aga tore, et sa selle laulu ja muusikani tuli, et ma rääkisin üks päev, kohtusin Edaga ja rääkisime ka pärimusest ja just saunakultuuri nii-öelda skeene alt, sest see on tema hing ja süda tuksub seal. Aga ta tõi ka välja sükse huvitava paralleeli, et mille peale hakkasin mina mõtlema ja nüüd sa täna jagad nagu veel mingit teist nagu poolt sarnasel asja poolel on see, et meie koorilaul, mille üle me väga uhked oleme ja kõik see, mida me ülistame, näeme nagu väga suurelt oma vundamendina, oma rahvuse osana,
ja oma kultuuri osana ja oma justkui pärimusena, siis tema tegi välja, et ega see ei ole ka päriselt meie enda oma. Kuidas sina seda tunned? No sellest jah, ma nüüd hiilisin enne selle koha pealt mööda, et ma rääkisin jah regilaulust, mis siis on meie päris laul. Et nii-öelda regikeel, regilaul. Et see, mis puudutab nüüd koorilaulu, on jällegi, et on tõesti väga ilus, on väga tänuväärne, aga kindlasti mitte meie algupära. Aga siinkohal sa ise tunned, kui sa just ütlesid, et võib-olla andagi ruumi nagu uuendamisele, et kas see uuendus, et me oleme võtnud selle justkui globaalses võtmes kõige suuremalt ette üldse, kes rahvas, kes laulab justkui ja läbi hääle kannab ja kui mõelda koorilaulu peale, siis koorilaul on justkui selline nagu see on nagu tervenemine, kui sa oled seal proovis ja sa laulad kõik koos, olgu see 10, 20 või 40 või olgu, ma ei tea, seal 30 000 kõik laulukaare all on ju, et siis ühes laulmise nagu võnkesagedus tekitab mingit väga sügavat nagu tervenemist. Et kas see muutus justkui võiks olla siis teadlikult aru saadud, et see ei ole meie pärimuse osa, aga me võtame seda kui on uus pärimus, sest me soovime olla ka 700 aasta pärast siin oma maa peal omad peremehed ja perenaised. Ja, et ma seda tahangi julgustada ka jah, et me ei pea kartma juurde võtta uusi asju, mis on head. Et pärimuse koha pealt või ütleme pärimusmeditsiini koha pealt on neid näiteid väga palju, et minu nagu lemmiknäide, minu üks kunagistest väga lemmikutest massaažiliikidest taimassaas, et selle algupära on tõenäoliselt Indiast, kus ta levis või ütleme, kus see inimene, kes selle siis nii-öelda välja töötas, käis Birmas, Laoses, Hiinas ja mitte kuskile ei haakunud see suurepärane ravikunst. Niikaua, kui ta jõudis Taimaale ja Taimaal, kuigi seda ei saaks siis justkui tehnilises mõttes öelda, et see on nende pärimusmeditsiin, siis seal leidus pinnas, et seal oli animistlik budism, et mis on nagu sooduspinnas just sellise tervenduskunsti arenguks ja seal arenes ta välja ja tegelikult võivad tailased öelda nagu täie uhkusega, et see on nende pärimusmeditsiin. Samamoodi amma või anma massaaž, mis on siis Hiinas välja töötatud, on praegu Jaapani pärimusmeditsiini selline üks väga tugev osa. Ja nii edasi, et tähtis ei ole see, kus kohas see asi sai alguse. Tähtis on see, et teda ei võeta kui siis niisugust võõramaist omaks, vaid teda tunnetakse läbi oma kultuuri prisma ja vaadeldakse, et kas see saab meie kultuurile anda midagi juurde, kas see saab tervendada meie inimesi läbi meie mõtteviisi. Ja kui ta selliselt on omaks võetud, siis on ta meie kultuuri oma, kultuuri osa. Ja samamoodi jah, et väga hea, et sa selle jätkasid, et ma juba tundsingi, et see koorilaul muidu võib-olla kuidagi olekski jäänud praegu sellisse halba valgusesse minu poolt, et ma tahan öelda, et koos laulmise nii-öelda tervendav jõud on tõesti väga, väga, väga suur. Et Viljandi folgil ma mäletan, et üks kõrberahvas rääkis, et kui me küsisime, et kuidas nende mina kui pärimusmeditsiini inimene tahtsin teada, et kuidas neil seal selle meditsiiniga siis on ja siis, et meil ei ole seal ju kedagi, kes niimoodi tervendaks, et on ainult muusikud ja muusikud tervendavad.
ja see pani ka mind korraks nagu mõtlema hoopis nagu muusika ja tervise edendamise peale kuidagi natuke teises valguses ja ega see, et miks meil on suurim nii-öelda selline koorilaulu siis võib-olla maakogemus või et see ei ole ilmselt juhuslikult, et tänu selle regilaulu oskusele see, et meil iga inimene tegelikult laulis. Nagu vaatamata sellele, kas tal oli mingisugust viisipidamist või mitte. Et see oli meie elu päris osa. See, et me lihtsalt tegime tööd, laulsime, ravisime kedagi, laulsime, mida iganes me tegime, et me hästi paljude erinevate tegevuste juures laulsime, et sellest see küll ununes, aga see on meie geenides, see on meie veres olemas. Ja ei ole see ilmselt juhus, et me vabaks ennast laulsime. Et ma väga-väga selgelt tunnetasin seda nagu jõudu, mis oli selle laulmise taga, kui me tookord vabaks laulsime. Et see on ainult see koorilaul, siit edasi on see loogiline jätk ja et kõik igasugune selline ühislaulmine, et millises iganes vormis. Et kui inimesed on koos, neile meeldib seda teha ja nad laulavad ja nad väljendavad oma emotsioone ja tundeid heli kaudu siis, või hääle kaudu, siis see on tervendav, see on võrratu. Mis hetkest sa ise tundsid, et sinust, ütleme, ma lähen ühe küsimuse võrra kaugemale, et kui sa mõtled iseenda peale ja oma hingena siin selles kehastuses sellisel maal nagu Eestimaa sündinud, et kuidas sa ise oled sellest nagu aru saanud või lahti häkkinud, et miks just siia ja miks just sellisel ajal? Ja ka võib-olla sellise pärimuse nagu maaletooja siis võib-olla rolli võtmes või nurgas ka. Et nagu siit karma või? See oli nali. Päris hea. Ma ütleks just, et nagu väga nagu paradiis on ju. See oli nali. Ma saan aru hea täiega. See oli hea nali, ma kohe ehmatasin, nagu mõtlesin, oot, mis ta sellega all nüüd küll mõtleb. Et minu ema oli väga tugev saare naine. Ja minu isa on Virumaalt, kus mujal ma siis ikka sündida sain kui sellel maal. Et seda hingelugu, ega ma seda ei oska nüüd niimoodi seletada, et miks siia ja miks nii. Et tõenäoliselt on mul mingi oma asi ajada siin, jah. Et ja ega ma mulle meeldib reisida, aga seda mõtet, et ma kuskil mujal elaksin. Mul ei ole isegi nagu seda mõtet väga palju peast läbi käinud. Muidugi, olen ikka niimoodi vahest ka nagu mõtisklenud, et need inimesed jäävad elama sinna ja tänna, et kuhu mina läheksin või kuhu mina siis, aga et seda kuidagi tõsisemalt mõelda, et neid võimalusi oleks olnud mul elus palju. Aga ei Soome, ei Tai, ei Austria, ei mis iganes siis, et kõik on erinevad maad, on väga erinevad, väga toredad, imetlen ja naudin neid kohti. Aga mul on siin väga hea olla, et eks siin ole omad raskused muidugi, aga mul on kuidagi vedanud, et ma saan teha täpselt seda, mis mulle meeldib. Ja
noh, ei Tais ega paljudes toredates kohtades ei ole lund, kus mulle meeldib väga suusatada. Ja me suhtlesime Alariga ka, kui ta käis Soomes oli vist, on ju? Soomes käisid nüüd? Austrias. Austrias, just. Ma ajasin selle koha nime sassi. Aga ja, Austrias käis seenioride võistlustel. Et kus selline siis, kas see on juba nooruspõlve nagu hobi, et tunned, et tahaks kohe nagu võistlema ja see on mingisugune kirg, et vaadata, kas saad ennast ületada, kas saad naabrile kiiremini sõita või mis sind sinna nagu tõmmanud on? Et see on jah, millega mul on olnud vahest nii-öelda vaimses maailmas palju seletamist. Et mul on jah, paljud inimesed öelnud, et sport on saatanast ja et tee parem joogat. Oskar küsiks sinu käest kommentaari võtta. Oskar õpib meil joogaõpetajaks. Et jooga mulle meeldib. Ei, mul ei ole jooga vastu midagi. Ma teen joogat üsna palju. Et aga lihtsalt on see, et ma lapsest saati mulle meeldis joosta. Ja millegipärast mulle meeldis võistelda. Ma ei tea, mis teema selle võistlusega oli, aga et mulle lihtsalt meeldis. Meil peres tehti niimoodi, et vahest me jooksime suure kivini ja tagasi nii-öelda ja tegime selliseid asju ja noh, keegi ei pidanud kuidagi halvaks seda, et keegi jäi teiseks või viimaseks aga ikka mul oli uhke tunne, kui ma võitsin. Ja ma võitsin juba üsna varakult. Et ja noh, oligi, et vend oli selline, kes oli rohkem tehnika peal ja õde oli lihtsalt noorem. ja vanemad olid juba vanemad. Et isaga käisime jalgpalli mängimas ja et noh, suusatamisest kuidagi see läks niimoodi, et ma lihtsalt olin klassis teistest parem, olin tugevam ja kiirem ja siis ma tahtsin laulma ka minna, aga et siis ega sellega nüüd nagu väga ei õnnestunud mul ka, et lauluõpetaja ütles, et olgu, et kui sa tahad, eks sa võid siis ju siin olla ka, on ju. Aga siis tuli kehaliskasvatuse õpetaja, ütles, et Alar, mis sa siin teed? Ruttu trenni. Ja no nii siis ma läksingi. et ja noh, siis minu tee läks ikkagi sportlasrada pidi päris kaua, et kuni keskkooli lõpuni, spordikoolini ja õnnestus siis mõnda aega ka Eesti koondises olla, aga mul tulid siis vigastused vahele ja siis tuli sõjavägi ja sõjavägi oli esimest korda, kus ma tundsin, et ma pean mingisugust tulemust tegema ja seal hakkas minu trotslik loomus siis vastu, et siis ma enam ei tahtnud. Ja pärast seda oleks tahtnud veel, aga siis oli juba valikud, et kas ülikooliõpingud või sport ja valisin tookord ülikooli ja nii ta läks. Ja mis sa õppisid siis ülikoolis? Liikumisravi. Okei. Et selles mõttes ikkagi läksid kohe suunaga, teadsid, kuhu minna? Ja, et selles mõttes oli või siis mitte, et ma pidin minema tegelikult Hiina meditsiini kursusele, kuhu said ainult arstid või mitte arstid, et medtöötajad. Ma ei tea, kas ma tohin nii avalikult nii palju infot rääkida. No nüüd see on juba kõik salvestatud, seda välja lõigata ei saa. Ei, ma mõtlen nagu edasist. Edasist, okei. Selles mõttes ega siin kaamerad töötavad, sa vali. Okei, et ühesõnaga siis teatud inimene ütles mulle, väga prominentne inimene, et kes oli ise arst, et tead, Alar, et ma võin proovida teha kõik, et sa sinna kursusele saaksid. Ja siis ma ütlesin, et ma ei tea, et võib-olla ma tahaks hoopis minna spordimeditsiini õppima. Ja siis ta ütles, et kui sa tahad minna õppima, siis sa mõtle, et mille peale on sinu anne. Et kui sa lähed arstiks õppima, siis kui sa lõpetad arstiteaduskonna, siis sa tead, et sa oled tark. Ja sa tead kõike, mis meditsiinis on.
kuidas see käib. Kõike tead. Ja siis läheb üks 4-5 aastat mööda ja sa hakkad praktikat tegema, siis saad aru, et asjad ei toimi nii. Aga siis on hilja juba ümber õppida. Et kui sa tahad tervise rada minna, siis mine oma tervise rada. Kui sa tahad nii-öelda sellist kindlat ja turvalisust meditsiinis, siis mine spordiarstiks. Ja ma olin talle väga tänulik nende lausete eest ja sealt siis mul edasi oli väga kindel teadmine, et ma lähen füsioteraapiat õppima, kuigi minu šansid sinna sisse saada olid väga väikesed, aga ma teadsin, et ma saan sinna, ma lähen sinna. Ja minu nagu usk oli nii kindel, et seda ei vääranud mitte, seda isegi tundsid need, kes sisseastumise eksamid vastu võtsid. Ma olen see usaldus, et sa tead oma teed ja sa usaldad, et kõiki nii-öelda joondub ja kõik su tee on justkui väga hästi kantud ja sisse räätud, on ju? Paljus osas küll, jah. Et see ei kanna muidugi alati igapäevases elus, aga suurtes otsustes on see tõepoolest nii olnud. Aga nüüd vastus sellele küsimusele, et kuidas ma siis nüüd tõesti vanas eas sellise rumalusega hakkama sain, et seenioride MM-ile. No mingil hetkel ma siis tõepoolest proovisin erinevaid asju ja proovisin ka tõesti, et teen ainult joogat ja proovin nagu seda tervislikku elulaadi kõike. Ja tervislik elulaad ongi minu nagu aluspõhimõte, et ma olen seda kogu aeg nii-öelda elanud. Aga ma tundsin, et jooga jääb minule väheseks. Minu kuidagi see elu, mida ma olin elanud, nõudis seda, et ma saaksin teha selliseid tohutuid pingutusi erineval moel. Et joogas saab ka teha. Joogas saab nagu keskenduda ühte poosi ja meditatsioonis ma olen ka nagu hästi kohusetruult mitukümmend aastat mediteerinud ja niimoodi kohusetruult mediteerinud. Mulle meeldib see, et see nagu julged nagu veits nalja heita selle üle, et nüüd kõik vaimsed inimesed peaks kogu aeg mediteerima ja siis me oleme hullud kohal ja hullud nagu mingi on ju. Et see on aus, mulle meeldib, sa oled väga hea ja aitäh sulle selle eest. Et eks ma jah, olen ka õppinud ajapikku ja siis mingil hetkel ma sain aru, et minu meditatsioon toimub omamoodi siis, kui ma olen spordirajal. Et kui ma lähen sinna rütmi sisse või ma olen ka nagu võrrelnud seda, et Tartu maratoni näiteks laulupeoga, et kus on ühes hingamine, kus inimesed teevad midagi ühes rütmis, ühes energias ja see on lihtsalt nagu nii sellist kuidagi hinge avardav, et selleks lihtsalt nagu peab olema sündinud sportlasena või teinud seda nagu, et nii nagu joogas öeldakse, et kui sa nagu püsid näiteks mingisuguses aasanas, mis on nagu raske aasana, seal võib olla 5 minutit järjest või veel kauem, et siis sinu närvi lõpmed hakkavad puhastuma. Võib-olla tavameditsiin muigab selle üle. Ma ei oska öelda, kas need on närvilõpmed või mingid muud asjad, aga puhastumist ma tunnen täiesti selgelt. Samasugust puhastumist ma tunnengi just nimelt jooksurajal, suusatades, ujudes, kus iganes nagu muid selliseid asju tehes. Et ma, ja pluss see, et ma saan kuidagi täielikult vabaks lasta ennast looduses. Ma saan eraldada ennast põhjusel, mida väga paljud inimesed aktsepteerivad, et ma olen looduses. ja sinna kaasneb nii palju toredaid asju ja loomulikult ma ei ole nagu oma, et siin ongi nagu see, et selle spordiga saab alati minna liiale, nii nagu iga asjaga saab minna liiale. Et ja meil see, mis toimub Eesti nii-öelda seeniorspordis, see on nagu
kahtepidi hämmastav, et ühest küljest hämmastav, et neid inimesi on nii palju, et nad on nii tublid, aga muidugi see ka, et kui tõsiselt seda võetakse, et minnakse, makstakse Eesti koondise juures, et oleks võimalik koos kõige parematega treenida, tehakse et kuskil on minu jaoks piir, et kus on nagu mõistlikkuse piir ja igal ühel peabki see olema oma piir, et kus tema on õnnelik, et kui keegi on õnnelik see, et see ongi ainult tema maailm, siis on ka kõik hästi. Ja mina olen see, et ma olen hästi selline multifunktsionaalne, et mul on hästi palju erinevaid asju, mida ma tahaks elus kogeda ja jõuda ja sport on üks nende seast. Üks on neist on massaaž, mida sa siis oled siin nüüd nagu suure kooli püsti pannud, võtad aga inimesi iga aasta hooga vastu erinevatel aegadel ja lisaks siis nii-öelda massaažile pakud sellist nagu terviklikku ja nii-öelda täitvamaid kursuseid, kus tegelikult õpitakse pärimuse ja erinevate nagu siis nurkadelt. Aga mis hetkel sina üldse ise sattusid siis sellisesse nagu massaaži lainele, et sa said aru, et see on mingi oluline kunst, et okei, kui sa sporti tegid, siis sa kindlasti said ise spordimassaaži, aga mis hetkel sa ise tundsid, et sinu käed on midagi, mis sügelevad selle järgi, et teeks kellelegi ikka eriti head mõnu? Et massaaž tõesti on olnud minu viimase aja elu, et ja hobi ja kõik muu sinna, et spordikoolis käies sain ma tõesti, et see oli hämmastav võimalus, et ma sain käia mitu korda nädalas tasuta massaažis. Lihtsalt lähed massaaži ja ongi kõik. Ja see oli nii meeldiv ja mõnus. Mina oleks tahtnud seal suisa iga päev käia, aga võib-olla see massöör ütles ka, et nagu, et iga päev ei maksaks käia, et muidu keha harjub liialt ära. Ja siis ma olen seda lugu rääkinud tavaliselt alati oma massaažikooli sisseastujatele, et kuidas siis elu lihtsalt kuidagi hoiab mind ja näitab nii-öelda õigeid suundi, et spordikoolis me olime ainukene teadaolevalt minu jaoks selles spordikooli ajaloos üldse lend, kes sai massaažiõpet. Ja selle põhjuseks oli tõenäoliselt see, et mingi õpetaja kas lihtsalt oli puudu või haigestus või ühesõnaga meil midagi oli jäänud ära ja siis otsustati, et paneme neile ühe massaaži veerandi. Ja see tundus muidugi väga jabur, aga mulle sobis. Ja siis me saime ühe veerandi lihtsalt massaaži teooriat, millest ma ausalt öeldes väga palju ei mäleta. Tõenäoliselt oli kord nädalas või võib-olla veel harvemini. Ja ma siis ütlesin, et kuidas on võimalik nagu, et teooriana seda õppida, et massaaž on ju praktiline õpe ja siis tervitusi siinkohal Lea Jaakusele, minu siis sellele esimesele massaažiõpetajale, kes ütles, et aga palun, hakka masseerima. Ja mäletan seda hetke, käed olid higised ja mitte midagi teha ei osanud nendega. Et sinu ees on sinu nii-öelda selline mingis mõttes eetiline õpetaja, sinu massöör ja sa peaksid hakkama talle massaaži tegema. Kuidas ta õpetas, ma täpselt ei mäleta. Mäletan ainult seda, et pärast seda hakkasid kõik minu käsi kiitma. Ja sealt edasi läks see kõik nii tormiliselt, et sealt edasi siis juba järgmine aasta olin ma Eesti koondises, kus oli tema abikaasa massöör Väino Jaakus. Tervitused siinkohal Väino Jaakusele. Ja Väino Jaakus otsustas, et ta enam ei viitsi niimoodi mööda ilma ringi rännata, et aitab küll juba, et tema lõpetab. Ja siis kõik ütlesid, et siis
Alar, jätka, et sul ju head käed ja nii olin ma siis juba mingi 18-aastaselt Eesti murdmaasuusataja koondise massöör. Aga et seal jah, oli siis see, et avastati, et aga mul ei ole ju pabereid. Ja siis sealt edasi läks siis teine rada, kus ma siis hakkasin oma nii-öelda koolitusi saama. Aga kus see mõte tekkis, et nüüd hakkaks oma kooli tegema? Et sealt läks ilmselt nüüd 18-aastaselt nagu aega, enne kui sa said selle nagu kogemuse kätte. Sul on nagu head võlukäed, aga miks tekkis selline nagu vajadus või kutse, et nüüd hakkame nagu laiemalt õpetama sellist asja nagu massaaži? See on jälle üks niisugune lugu, kus ma pean mõtlema, et kui palju ma nüüd on viisakas rääkida, aga no ma siiski niimoodi põgusalt räägin. Et ma olin siis Loksa tervisekeskuses ja ma mõtlesin, et enam paremaks minna ei saa. Et kõik oli ideaalne. Välja arvatud küll raha väga ei saanud, aga kõik muu oli ideaalne. Et sõitsin rattaga tööle, oli kodu lähedal nii-öelda selline koht. Inimesed imetoredad, 3 korda päevas tasuta toit, teed oma töö ära, käid duši all ära, sõidad rattaga koju või siis talvel suusatad. Ei mingeid muresid, elu on nagu lill. Ainuke viga, et raha väga ei saanud. Ja siis ma mõtlesingi, et näed, saatus on mulle nagu selle kinkinud ja siis, kui Martin Ilves kutsus, et tule temaga siis appi, et teeme koolile filiaali, et hakkan Rakveres filiaali juhatama ja koolitama ja teeme kutsestandardeid ja et siis ma väga kaua niimoodi ikkagi puiklesin vastu, et ei tea, et äkki minu rada on seal ja et aga siis lõpuks lasin ma ennast ära rääkida ja seal läks ka kõik väga ilusasti. Kuni ühe hetkeni, kus siis Martini koolil ei olnud kõige paremad ajad ja siis seal lihtsalt käituti, võiks öelda, minuga natuke ebaeetiliselt sel hetkel ja sunniti siis ka, et võetakse palka vähemaks, aga et ma pean hakkama FIE-ks. Ja rohkem tööd tegema. Ja siis ma sellise uhke poisina siis mõtlesin, et ma siis näitan, mis tähendab FIE. Et FIE on vaba mees ja panin lihtsalt nalja pärast üles kuulutused, et näidata, et ma võin hakata ise koolitusi tegema. Ma tegelikult ei kavatsenud üldse hakata tegema. Aga siinkohal tänud Martin Ilvesele, et ta võttis seda väga tõsiselt ja pani suure laimukampaania siis käima ja korjas need kuulutused ära ja ütles, et kuule, näed, mis sa teed mees on ju. Ütlesin, et teen seda, mis vaba mees teeb ja selle peale solvusin eriti ja hakkasingi tegema ja siis avastasin, et kuule, et see on päris hea. Et nii on ju veel parem kui... et jah, et ma olen talle siiani väga tänulik selle kõige eest, et kindlasti ei taha ma talle nagu selles mõttes kuidagi halba nüüd öelda, et eks temal olid omad põhjused ja väga rasked ajad ja kõik oli nagu põhjendatud kindlasti ka tema poolt. Aga tänulik olen ma temale kindlasti selle eest, et minust sai, muidu ei oleks mina viitsinud hakata või nagu mõelnud niimoodi, et mina peaks nüüd hakkama kuidagi kooli tegema, sest ma oma olemuselt ei ole üldsegi selline koolipidaja, ma pigem olen õpetaja. Et siis koolipidamisest või sai tegelikult ettevõtlus, kus sa pidid hakkama siis majandama erinevaid kulusid, erinevaid inimesi ja nii-öelda erinevaid siis ressursse nii enda kui teiste, et päris süke huvitav nagu korralik hüpe. Sellest on jah juba 20 aastat tagasi ja selle ajaga on jah üht-teist saanud õpitud, aga selgeks olen ma saanud ikkagi selle, et mulle meeldib rohkem olla õpetaja kui koolipidaja.
no et siis delegeerimisoskus on sul treenitult välja õpitud, et delegeerid siis koolipidaja ameti kellelegi teisele. mul lihtsalt ema on ka koolipidaja, ka erakool ja no, õpetavad keeli ja tean. Aga talle just meeldib see, et ta nagu tahaks hullult siin mingi orgunnide käest asju nagu. Igaüks peabki tundma oma ära, et mis on tema, mis teeb tema, paneb silma särama ja teeb rinna rõõmsaks. Ja, aga siis nüüd just huvitav on jah, et sa tõid selle paralleeli minu enda sees käima, siis nüüd ta ütleb, et ta tahaks just õpetada ainult. Et ta on tegelikult oligi õpetaja, inglise keele õpetaja, aga mitte algklassides, aga põhimõtteliselt teisest klassist hakkas pihta ja nüüd siis kui lõpuni välja ja siis hakkas eratunde tegema ja nüüd jõudis koolini, juba aasta 10 tagasi. Aga jah, et siis ta nüüd nagu tagasi ringiga jõudnud sinna, et ta saanud aru, et see mugavus, ütleme, see võib-olla on jah ikkagi mingi mugavus olla sellises nagu siukses nagu mitte nii pingelises nagu rollis, kui on siis koolipidaja vastutusroll, et sa pead kogu aeg neid asju nagu kogu aeg paralleelselt mingid asjad toimetama, et kui sa oled tunnis, siis sul on oma kava, sul ei ole pinget, sa lihtsalt jagad seda, mida sa oskad, sa tead, sa oled seda õppinud, sa ei ole noor õpetaja enam, on ju. Et siis sinu jaoks ei ole nagu keeruline seletada, kuidas massaaž toimib või mis selle nagu alused on. Ja siis lihtsalt lähed selles nagu voolus rahulikult omas tempos. Keegi vahele ei sega, heas mõttes selles mõttes, et keegi hüppa vahele nii, kuule, kus on see, mul ei ole seda, mul ei listavad vahepeal, nõudevesijat ei ole, mis sa teed siis nagu nõudejad pesemata, kokad tulevad alla, hakkab karjuma, ei saa, et et see nagu tunned sa selle endas ära, et selle nagu oma voolu tajumine. Et ma olen suga nõus ja ühest küljest ma tahaks siia veel natukene nagu lisada juurde neid asju, et mis siis on see erinevus. Et mul ei ole probleem sellega, et ma pinget ei taluks. Ma tegelikult talun pinget või olen õppinud pinget taluma lapsest saadik ja talun seda üsna hästi, kuigi minu närvisüsteem ei ole nagu pingetaluja oma. Aga need on lihtsalt, ma ei tea, võib-olla siin kuulajatele võib öelda, et see on erinev energia, aga ma ei tea, kuidas võib-olla kõikidele kuulajatele peaks seda seletama, et see on nagu erinev roll või. Et üks asi on see, kui sa õpetad, et sul on inimeste grupp, kellele sa õpetad, kuidas mingit asja selgeks saada. Sinu missioon on ka õpetada, kuidas nendest saab parem inimene hingeliselt, kuidas nad saavad nii-öelda areneda, kasvada, õppida mingisugust asja hästi selgeks. See on selline ühesugune tegevus, mis kannab ühesugust teatud energiat. Koolipidaja roll on teistsugune. Seal oleks vaja väga palju inimesi innustada, neid vajadusel ka olla range, seada piirid, teha kõikvõimalikke nii-öelda nagu asju, mis teeksid nende inimeste elu paremaks, et neil oleks tore töötada. See on terve nagu täis elukutse, et nii-öelda seda rolli täita. Seda ei saa teha niimoodi natukene. Saab teha, aga siis ei ole nagu, see tulemus ei ole hea. Ja mul lihtsalt mind ei jätku nagu nii paljuks, et kuna ma koolitan nii palju, siis võib-olla ma isegi oskaks olla see koolipidaja, kui ma ei tegeleks koolitamisega. Aga see nõuaks täit pühendumist sinna ja mind ei jätku lihtsalt nii palju. Lisaks sellele mulle meeldib ka teha teraapiat, mis on veel kolmas energia. Et ja need olekud, et ma mäletan, et mul on tekkinud tõsine dilemma, kui ma olen koolis ja keegi pöördub äkitselt minu poole ja siis ma pean hakkama mõtlema, et kellena ma vastan, kas õpetajana, koolipidajana või massöörina. Ja igaüks nendest, see vastus on erinev või võib olla erineva energiaga antud, erineva, et
et seega ma ka nagu püüan oma massaažiteraapiaid nii-öelda nagu eristada. Ma mõnes mõttes isegi olen mõelnud, et võib-olla ma peaksin nad koolist välja viima, et ma nagu sel päeval ei lähegi kooli, et mul oleks nagu siis oluliselt lihtsam. Et iga niisugune, kui sa pead nagu pendeldama ühest ametist teise, ei ole kerge tegelikult minu jaoks. Aga sa, tulles korra siit hüpates nagu tagasi sinna pärimuse teema juurde, siis kas pärimus sinu jaoks on miski selline, mis on kultuuri justkui alustala ja kuidas see saab meie nagu tulevikku siis kas mõjutada või olla see tuleviku nagu alustala? Et kui me vaatame seda pärimust, mida sinagi näiteks kannad ja seda pärimust, mida sina näed, et on Eesti siis maarahva osa. Meie pärimuskultuur ja pärimusmeditsiin on uskumatult rikkalik. Et see tahaks täiesti eraldi lahkamist, et seda niimoodi lahti seletada, aga et võib-olla kõige suurem osa ka, mille üle ma võiks öelda, et meie sinu ühele esimesele küsimustest vastamisel, et millest meie võiks uhkust tunda ja rind kummis olla, on see, et meie ennetusmeditsiin on kunagi olnud lihtsalt nii tugeval järjel. Et meie mõttelaad, mis oli siis see, et teha kõike selliselt, et homme oleks parem kui täna. Et see on igas tegevuses võimalik panna. Sa võid ükskõik mida teha. Nõusid pestes, tuba koristades, sa teed seda selle mõttega, et ma teen seda nii, et homme oleks parem kui täna. Et kõik läheks nii-öelda nagu edenemise rada. Selline elu läheb kogu aeg helgemaks, edeneb, voolab, et ja see on üks asi, mida tahaks nii-öelda siis viia tulevikku, et mis on olnud minevikus ja kui me suudame sellest kas või väikese osa viia edasi tulevikku. Et meil praegu on see küll täiesti kummaline koht, et me ühe sellise rahvana, kelle mõttelaad oli vägagi ennetusmeditsiinilik, oleme muutunud rahvaks, kellel ennetusmeditsiini nagu riiklikult ei olegi olemas. See on nagu null. Aga see ei olegi praegu siis eesmärk riigi poolt, et see rahvuslik meditsiin ja rahvuslik nii-öelda pärimusmeditsiin ja pärimuskultuur tegelikult alla suruda. Seepärast, et kui sa oled terve, siis sa oled vaba ja siis sa oled tugev ja siis sa oled allutamatu, sa oled võitmatu, sa oled sina ise ja sind ei saa kuidagi, sinuga ei saa manipuleerida. Et see ju praegust ühiskonda laiemalt ja me ei vaata üldse praegu siin ainult Eesti, et me vaatame globaalset nagu liikumist, siis on väga väheseid riike, kelle riigi eesmärgiks on oma rahva heaolu, oma tervise heaolu, et me nägime seda siin viimastes nagu aastates väga selgelt, et kes nagu võttis selle ja hoolis ja kes nagu lasi lihtsalt kõik. Ma ei oskagi öelda, kas olla nagu selle koha pealt pessimistlik või umbusklik. Et mul on enda uskumus siiski natuke positiivsem. Et minu uskumus on see, et see meditsiinisüsteem on hakanud kaasaegne meditsiinisüsteem, nii-öelda koolimeditsiin, on hakanud arenema põhiliselt just sellisel industriaalsel ajajärgul,
kui inimesed olid linnades koos, neil oli väga raske elu, nad vaevu tulid kuidagi ots-otsaga kokku, koos elades nagu väga halbades tingimustes tekkisid suured epideemiapuhangud ja siis oli loomulik, et pidi midagi väga kardinaalselt ette võtma ja kõik need nii-öelda tolleaegsed antibiootikumide leiutamised ja need olid tõepoolest tolles ajas nagu mingi piirkonna jaoks väga suur edenemine, et mingid inimesed päästeti, mingid kogukonnad, aga aeg liikus edasi. Inimesed ei olnud enam halbades tingimustes, et väga paljud haigused tekkisid mitte sellepärast, et ei olnud ravimid, vaid sellepärast, et lihtsalt elati väga mustuses ja üksteisega koos ja nagu selles mõttes viletsuses ei olnud midagi süüa, inimeste organismid olid nii nõrgad, nad olid kuidagi loodusest eemal väga kurnatud, töötasid 12 tundi võib-olla seal. Et sellest tekkisid need põhiprobleemid. Ja nüüd nagu saadi tuge sellele, et me peame nii-öelda siis leiutama igasugust asju, mis meie elu paremaks teevad ja sealt tuli siis see mõtteviis, et me tapame pahalased ära ja siis saabub maale suur nagu rahu ja õitseng, eks ole, et ja see mõtteviis kandub nagu selle koolimeditsiinina kogu aeg edasi. Arstid on saanud targemaks, inimesed on arenenud, inimesed saavad aru, et tegelikult see enam nii ei toimi, aga õpetussüsteem on sama. Et ega arstile ei saa ette heita iseenesest nagu oma põhiolemuselt. Teda on nii õpetatud. Ma olen väga paljudega rääkinud, kes töötavad praegu. Nad ütlevad, et nad ei jõuagi, neil on nagu ette antud, et neil on, ütleme siin, tuleb inimene sellise diagnoosiga, siis sa jõuad vaevu läbi lugeda, millised ravimid sa peaksid välja kirjutama, aga sul rohkem ei ole aega mõelda seal juures. Juba tuleb järgmine inimene, mida sa saadki teha, sind on niimoodi koolitatud. Sul ei ole aega mõelda, mis inimesel tegelikult vaja on. Ja nüüd on tekkinud järsku üks hulk inimesi, kes tahaksid olla lihtsalt ise terved. Sellist asja ei ole nagu, vanasti oli aadlikkond oli see, mingid väga rikkad, kes siis, nendega tegeldi eraldi, nendel olid eraarstid aga et nüüd on nagu tavainimesed, on nagu suur hulk inimesi, kes tahaksid olla terved, aga nad ei tea, mida nad peaksid tegema. Ei ole kedagi, kes nagu õpetaks. Ja siis ongi nüüd see, et arstid ei oska midagi õpetada ja siis on väga paljud erinevad igasugused muud tegevused, kes siis pakuvad seda, mida nad ainsana saavad pakkuda, eks ole, ja osad teevad seda hästi ja osad natukene kehvemini. Aga et ja siis nagu on paratamatult tekkinud selline nagu mõistmatus, et üks tegeleb nagu sellega, mida teda on õpetatud ja teine seda, millest tema on aru saanud. Ja need maailmad on nagu täiesti vastastikku praegu, et kuigi tark arst saab aru küll, et asi ei ole korras ja ta tahaks aidata, aga see ei ole tema pädevuses enam. See ei ole kuidagi see, mida temalt toodetakse. Ja vahest on ka see, et arst ütlebki, et ma tahaksin ju inimesele nagu soovitada igasuguseid tervislikke asju, aga klient tahab minu käest ravimit saada. Ta ei taha, et kui ma ütlen talle, et käi jala, siis ta läheb jala teise perearsti juurde lihtsalt. Et meie nagu see, et ta nagu kahtepidine, et ma ei taha nagu kuidagi öelda, et nüüd arstid on pahad ja ei ole, et süsteem lihtsalt praegu ei toimi. Süsteem oleks vaja nagu ümber vaadata. Aga kas siis süsteemi võigi olla nii, et kui sa tahad, siis käi arsti juures, mina käisin nüüd just perearsti juures nüüd hiljuti. Tegin oma vereanalüüsid ära, sain kirurgi juurde ja kõik väga vahva, aga samal ajal ma käin ja toetan ennast alternatiivse nii-öelda mitte süsteemi meditsiiniga. Et see võikski olla ju terve inimese valik, et sa teed neid asju, sest ütleme tava kuskil, ma lähen kuskile metsa ja siis mul ei tehta vereanalüüsi ja öelda, et kuule, et sul raud on nüüd laes ja see asi on puudu, et B-vitamiini sul ei ole, Toomas, et kuule, hakka nüüd midagi sööma.
et see on nagu, võiks ju olla mingisugune tee, et sa ühendad need süsteemid. Et just nimelt mitte ainult terve inimese valik, vaid vaba inimese valik võiks see olla. Ja see kahjuks näitabki, et meil ei ole nagu selles mõttes vaba ühiskond, et kui väga paljudes arenenud maadesse ikkagi liigub sinna poole. Norras on oluliselt parem, Saksamaal on oluliselt parem, Šveitsis on kõik rikkamad riigid liiguvad tegelikult sinna poole, et kõik see nii-öelda loodusmeditsiin hakkab tegema koostööd, siis meil on selle koha pealt üsna piinlik olukord, jah. Ja siis teine küsimus veel see, et kuidas meil nagu loodusega üldse sida on, kui varsti me ei tohi enam isegi müüa oma Pärna õit või Nurme nukku, et kõik see nii-öelda piirangud kõrgemalt, kaugemalt Euroopa Liidust pandi peale, et siis nüüd enam ei ole justkui pädev nimetada midagi sellise nimega ja ei ole üldse nagu võimalik seemneid müüa ja kõik siuksed teemad tulevad nagu esile, et siis nagu mõtled, et kus me nagu asume ja kus me elame, et mis meiega soovitakse siis teha? No siin tulebki mängu siis see, et ei suudeta nii-öelda rahale vastu saada, et rahavõim on see, mis praegu ikkagi kipub eriti siis nendes maades, kus võib-olla seda raha on vähem, et see raha suudab nii-öelda otsustada rohkem, kellegi inimesse kallutab kedagi rohkem. Et võib-olla sellepärast ongi need rikkamad maad, kus need asjad on koostöös ja meie kahjuks oleme siin, kus nii-öelda lastakse mingitel asjadel domineerida ja nii-öelda sealt poolt, kus tuleb raha, sealt poolt on ka õigus. Aga ma õnneks võin öelda, et õnneks on olnud ja on, et selle ravimtaimedega nii, et ravimtaimed kasvavad ikka omasoodu, ükskõik milline võim meil ka ei oleks. Seda me oleme juba näinud ja tundnud, et kõik muud võidakse siit keelata, ära koristada, aga ravimtaimed kasvavad meil edasi. Inimesed nii kaua, kui tunnevad taimi, korjavad neid ikka, jagavad neid oma naabritele ja tuttavatele ja ongi, et seda tegelikult kontrollimatum see asi on, et kui tegelikult ka tahaksid tervise eest seisjad valitsuse tasandil natukenegi aru saada, et see asi oleks kuidagi niisuguse mõistliku kontrolli all, et siis võiks need asjad kõik ilusasti lubada, vaadata üle, et see olekski niimoodi mõistlikul printsiibil. Ja et kui nagu midagi reklaamitakse, et võib-olla, et seal ei reklaamita tõesti kuidagi ülivõrdes või et kõik oleks nagu, olekski normaalselt ja hästi tehtud. Ja siis oleks see asi kontrolli all, kõik näeksid ja saaksid aru ühtemoodi ja ei oleks vaja see, et kellelegi tassib kuskilt salaja, ei tea kust kohast toodud mingeid asju, on ju. Et selles mõttes on alati, elu on näidanud, et igasugused niisugused piirangud teevad asjad ainult halvemaks. Kui mul tekkis üks siuke mõte, et kui praegu siin külalistele ja kes meid järgi vaatavad, anda mõni praktiline nõu, et sa oled vaieldamatult minu tutvusringkonnas kõige erudeeritum massöör oma teadmiste ja omaga võib-olla sellise nagu, ma nimetaks seda kohalolu, aga sellise nagu kohalolu väe tõttu, et siis kui sina saaksid jagada enda poolt meile kõigile mõned siis nii-öelda soovitused, mida siis praktikas oma näiteks elukaaslase peal kasutada massaaži tehes, talle siis mõnu ja naudinguid ja lõdvestumist ja lõõgastumist pakkuda, et siis mis need komponendid oleks, millest peaks alustama, ilma et kursustele kohe registreerida? See oli päris hea küsimus. et on küll jah, sellised, et ma olen oma kursusi alustades tavaliselt teinud ühe praktika, et enne kui me räägime
kuidas massaaži teha, siis teeme ühe sellise harjutuse, kus me lihtsalt teeme teineteisele kätega head. Ja sealt koorub välja üks väga huvitav tõsiasi. Ja see, et mina ei saa õpetada kedagi paremini puudutama. Kui inimene paneb oma käe teise inimese kehale, austades teda, lõdvestades ennast, olles 100% kohal, siis midagi paremat teha ega anda ei saagi. Et ülejäänud kõik, et ma saan õpetada ergonoomikat, ma saan õpetada kuidas haiguste puhul midagi või kuidas mingisugust käsitlemist teha, aga puudutust, seda kõige lihtsamat ja mis on mõnes mõttes kõige parem. See on see, kui sa paned käe peale, lõdvestud ja oled oma mõttega siin käes. Midagi paremat ei ole olemas. Sa võid ükskõik, kuidas püüda seda kätt pöörata ja libistada, see ei tee seda asja paremaks. Nii et ikkagi see kohalolu on siis see põhiline, et kui sa suudad oma mõtte virvarrist tuua siis sellesse hetke, kui sa nende kätega siis kedagi katsud, siis see ongi kõige olulisem. Ja nüüd muidugi siis on see, et mida sa siis mõtled sellel kohalolul. Et kõik, mida sa, kui hästi sa suudad mõelda, kas sa jagad sinna armastust, on see siis isetu armastus, ütleme tingimusteta armastus või on see lihtsalt selline soojus ja turvalisus või mida iganes sa siis sinna juurde mõtled, et see on hästi suur osa sellest kõigest kohalolust. Väga põnev. Aga kui mõelda selle peale, et mis on keha juures, siis kui võtta üks keha osa, mida siis võiks nüüd kõik, kes meil täna siin on, oma kaaslaste peal testivad, kõik, kes meid järgi vaatavad, et mis on see esimene keha osa, mida võiks siis kohaloluga testida, iseennast testida ja teise lõdvestumist siis testida. Et mis on siis võib-olla kõige süksema, kas siis kõige väekama tunnetusega või on kas meestel, naistel mingid sellised erinevad kohad ka, mis eriti siis mõnu vajavad või eriti pingeid koguvad või eriti lõdvestumist soosivad? Me oleme massaaži tehes kursusel alustanud siis kuskilt kehaosast ja lõpuks jõudnud kuskile lõppu välja ja rääkinud iga kehaosa puhul, et see on kõige tähtsam. Et praktiliselt see nii on, et ei ole nagu ühtegi kehaosa, mis oleks kuidagi vähem tähtis. Vahest on nagu subjektiivne see, et kellegile meeldib midagi rohkemat või võib olla ka, et see, mis kõigile meeldib, mõnele inimesele üldse ei meeldi, et ta lihtsalt ei kannata, et seda puudutatakse. Võib olla pea nägu täiesti vabalt, et see inimene ei kannata üldse, et keegi seda puudutab. Mida ma olen täheldanud küll, et jalad on minu enda puhul see, mis mul kuidagi väga eriliselt toimivad, et see jalgade massaaž ja jalgade puudutus. Aga see tuleneb võib-olla sellest, et ma olen sportlane ja nii palju jalgade peal. Suuskade peal. Aga tõepoolest, et kui sa hakkad nagu vaatlema niimoodi massaaži mõttes, siis sa saad aru, et jalad on väga eriline. No selg loomulikult on kõigil, et turi on see, mida sa võid lõputult alati kõigil teha. Pea on see, mis lihtsalt nagu, kui sa peamassaaži ära teed, siis nagu lihtsalt nagu kõik on nii lahti. No käed lihtsalt tahavad nagu see, et nad tahavad puudutamist, nad on nagu nii tundlikud, et käed on ka need, millega me kõige rohkem teeme.
meie rind on see, mis on üks nagu hinge avaja. Kõht on see, kus on meie enamus pingid. Nagu, et ma ei oska tegelikult siit midagi nagu välja tuua, et see on vähem tähtis. No sa juba tõid väga palju erinevaid nagu nurki, et perspektiivi, et see võib olla juba hea, et saame nagu korra mõelda iseenda ja oma kaaslase peale, et see juba on tänuväärt. Aga ma siinkohal tõepoolest tahaks julgustada seda, et ärge kartke seda, et ei ole kunagi massaaži teinud ja te ei oska. Et ainukene põhiasi, mida ma teile kursusel, kõige väärtuslikum, mis ma teil kursusel tõenäoliselt õpetan, on see, et te tegelikult oskate teha massaaži ja lihtsalt usaldage ennast ja julgege seda teha. Et ülejäänud on kõik ka tähtis, aga see on vähem tähtis. Et meis kõigis on massöör peidus, aga me lihtsalt võib-olla aeg-ajalt ei usu seda. Et näiteks, tõesti, ma olen ka toonud näiteid, et inimene, kui tal lapsel käed külmetavad, ta hakkab automaatselt tegema mingeid liigutusi, keegi ei ole talle neid õpetanud. Ja rääkimata siis armatsejatest, kes ei tule minu käest küsima, kuidas oma kätt liigutada. Nad kõik teavad seda nii kaua, kui neil on see tunne. Ja ma olen alati öelnud, et massöör saad sa siis olla, kui sul on see armastaja tunne, ainult sa võtad selle, ütleme, selle seksuaalsuse sealt ära. Kõik muu jääb. Siis saad sa olla massöör. Päris sügav. Et võtad seksuaalsus ära ja jätad kui selle armastaja. Kui paariliselt teavad, siis ei pea seda. Ja, siis muidugi, aga siis võtad selle nagu, jätad selle täispühendunud armastaja tunde sisse ja lased selle nagu loomingu käiku. Väga äge. Nii, meil hakkab aeg vaikselt kokku tiksuma, et küsiks meie auväärt publiku käest, kes meil siin täna on kohal olnud, et milliseid küsimusi, milliseid teemasid teie soovisite täna kuulda või mille kohta täpsustavalt siis juba küsida ka. Et kas on kohe mingeid küsimusi tekkinud kellegil? Super, nii, ootame, kas sa saad äkki siia ka kohe. Siis saab küsimus sisse ka, ütle oma nimi ka palun. Ja tere, mina olen Oskar ja mul on küsimus pärimusmeditsiini suuna pealt, et millised oleks sellised 3 või nagu peamised ravimtaimed, millega siis tavaline eestlane võiks ennast ümbritseda, et ma tean, et meil on metsaalused täis palju erinevat, aga on mingid sellised kindlad, mida kindlasti tasuks iga päev tarbida või hoida enda läheduses? Väga tore küsimus, aitäh! Aitäh selle küsimuse eest. Ja selle küsimusega ma pean tunnistama, et ma jään hätta, sellepärast, et kui ma võiksin tuua 30, siis mulle juba hakkaks natukenegi kergem, et ei ole olemas selliseid 1, 2, 3 taime, mida saaks välja tuua sellepärast, et meie loodus on seadnud väga nutikalt, et selles piirkonnas, et oletame, et sa oled kuskil vesises piirkonnas elad, jätame Tallinna välja, et siin nagu on keeruline seda niimoodi arvestada, et kui sa oled maal kuskil, et oled kuskil vesises piirkonnas, siis seal kasvavad taimed, mis on kasulikud sinule selles piirkonnas tekkivate haiguste parandamiseks. Et olgu see siis need kopsuhaigused või liigesehaigused, kui sa elad kuskil Männimetsa all, siis sul on teistsugused haigused ja teistsugused ravimid seal kohe olemas. Et selles mõttes loodus kasvatab kuidagi nii targalt, et need haigused, mis tekivad, seal on kohe ka rohi võtta nii-öelda. Maakeeles on nii tore see rohi on kuidagi, aga ja, et ma olen ka, et
et tavaliselt on ka hästi tihti, et kuskil teles ja ajakirjades ka, et noh, et ütle 6 või 10 mingit sihukest ravimtaime. Ma tegelikult ei taha neid niimoodi selles mõttes välja tuua, et nad ongi ühel inimese jaoks on ühed, teise jaoks on teised ja ma üha enam nagu hämmastun, et ka mina ise, kui ma nagu arvan, et ma midagi juba nagu ravimtaimedest tean, siis avastan, et mul seal samas peenras kasvab mingi asi, mida ma nagu ei arvanud üldse, et kuidagi ravimtaimes on seda nagu umbrohi, ja see on nagu ülihea ja ma vaatan, et just mul endal on vaja kõiki neid, kus ma nagu varem olin nagu, et mul kasvas nagu verev kukehari oli nagu kõige lähemal nagu aknale, seal siuke suur ja muudkui lopsakas ja vaata, et nagu vallutab kogu selle peenra ära ja siis nagu saad teada, et noh, see on nagu siuke ülihea taim, ravimtaimene nagu. Et noh, selliseid jah, nagu näiteid on niivõrd palju, et lihtsalt ma julgustan hästi katsetama, proovima enda jaoks, et noh, seda ma vist ei taha julgustada, aga mul on endal selline kummaline komme, et ma suvel käin ringi ja naksan siit ja naksan sealt ja panen suhu. Et noh, ei taha kõigile seda nüüd öelda, et maailm on täis ka mürgiseid taimi, on ju. Aga reeglina me tunneme mürgise taime ära ja noh, neid mürgiseid taimi ei ole ka nüüd väga mürgiseid taimi nii palju, et ma vist ikkagi enamus neid ikkagi tean Eestis ära, kui need ei ole just kuskil, noh, loomulikult ei tee ma niimoodi kuskil botaanikaaaias. Et selles mõttes sa tunned ära, kas su kuidagi nagu keha vajab seda ja et loomulikult ei aja ma neid, kui ma ei tunne, siis nagu ei söö ma teda ära, vaid ma lihtsalt ainult nagu maitsen. Ja ma saan nagu teadlikuks väga paljudest asjadest ja see noh, et kes proovib, see ise pärast teab, mis see tähendab siis. Väga tore, aitäh. Nii, kas on tekkinud siin veel küsimusi? Ja palun, tule ka siia poole, äkki siis saab ka selle otse eetrisse kõik. Ja väga hea on olnud kuulda ja ka sinu massaaži ühes sellises tutvustavas toas käia, et eks loodan tulevikus leida veel tee erinevatesse õpitubadesse ja ma ei tea, laagritesse ja kus sa käid, mida te teete. Aga nüüd küsimus on nii selline, et läks selle maitsmise teema peale ka just ja kuna me oleme Oasises, mis on pühendunud taimetoidule, et kuidas sina ja selline pärimusmaailm ja taimetoit sinu jaoks kokku käivad ja mis sa seal oled avastanud või on sul veel palju avastada? No super küsimus, see peaks olema minu nagu mingi vundamendi küsimus. No nii, mis sina arvad taimetoidust? Räägi nüüd, kuidas see pärimusega kokku käib. Näed siin kohe raamat ka olemas. Võin seda ka näidata siia poole. Tantarada! Avastushetk vanade taimetoitude juurde. Ma võib-olla ütleksin seda kadunud Kalle Elleri sõnadega. Et kui meil on, iseenesest on kuidagi arusaam, et nagu maarahvaga käib koos selline väga suur lihasöömine, siis Kalle Eller ütles selle kohta nii, et nii kaua, kui inimene teeb kirvega tööd ja viskab labidaga, et ehk siis teeb sükest rasket füüsilist, on tal lubatud lihasöömine, või noh, nagu ütleme siis nagu õigustatud. Et aga kui ta seda ei jõua enam või ta siis seda ei tee, et siis tal ei ole ka nagu vajadust selle järele. Et ehk siis, kui me vaatame nagu tänapäeva
inimese tavalist, ütleme kontori inimese elu. Et ta füüsilist teeb minimaalselt. Ja siis ta, tema sellised muud tegevused ei ole niisugust tohutult kaloreid nõudvad, et siis ta otseselt ei vaja loomset toitu. Et taimetoidul loomulikult on nagu mitu aspekti, et tal on see aspekt, et maarahval, kui ta elas, ütleme 1000 aastat tagasi, see valik, mida tal oli toidu näol võtta, õunad tõenäoliselt neid õunu, mis tol ajal kasvasid, ei sööks praegu. Vilja sel ajal ei olnud. Vili oli alles tulemas nii-öelda. Mis seal maas kasvas? Need oli ikka väga vähe ja need kasvasid suvel. Kui sa hakkad mõtlema, millest siis inimene toitus, siis liha oligi üks nagu põhiline kõige kergemini kätte saadav toit. Et aga see mõtteviis, et kui praegu mõelda nii-öelda, et mida kannavad siis taimetoitlased, et maailm oleks nii-öelda parem paik, et ei nuumataks, ei piinataks loomi, ei kasvatataks neid ainult nagu sellepärast, et nad oleks inimese teenistuses. Et siis see mõtteviis kindlasti võiks pärimuses olla nagu toetust leida. Et pärimuses ka, ütleme, kui meil vaadati näiteks kuidas metsaga ümber käia, siis käidi, nagu kõik kasutati ära, mis vähegi võimalik. Et siin ka, et selline nagu loodust hoidev, loodust säästev, et see mõtteviis kindlasti on nagu, mida pärimus toetaks. Et jah, et ma iseenda kogemustest, et olen olnud taimetoitlane mingi aeg ja see oli see aeg, kus nõukogude ajal, kui oli taimetoit, siis võeti kotlett ära ja nüüd on taimetoit. Ja mul tekkis ainete vaegus lihtsalt sel ajal. Ja nüüd ma olen täheldanud, et kui ma teen rasket sporti, siis mul on jälle see, et ma ei taha lisaaineid süüa. Ja lisaainete söömisega mis tekib, et inimese söögiisu läheb vähemaks, et kui ta neid palju sööb, et mul sõbrad tarbivad siis igast valgupulbreid ja kõike neid seal juures, et mul on need toidukogused on praegu väga suured, et siis kui ma nüüd liha ei tarbi, siis tuleb veel suuremad need kogused tarbida, et ma suvel olen selline vähene lihatarvitaja ja talvel siis natuke rohkem. Et me siin vaikekaik aeg-ajalt oleme teinud selliseid perioode, kus me siis ei söö liha. See ongi minu meelest kõige lahedam, et kui saab intuitiivselt toituda ja olla selles teadlikus ruumis, kus mõista toitu tervikuna ja seeläbi siis vabastada endast neid süümepiinasid, vabastada endast neid nii-öelda põhjuseid ja nüüd peamiselt ikkagi süü, et kas ma võin või või, palju või vähe seda või teist, et kui keha nagu sisemist tunnetust ja mul tundub, et sisetunne ütleb, et sul on väga hea sisetunne, et siis läbi selle sa suudad ka toitu väga hästi nagu tajuda ja mõista ja läbi sellega tunnetada aru, et mis on sul vaja, nagu sa tõid selle taime näksimise nagu mõtte. Et see on väga väärt sõnum meile kõigile, et vaadakem üle enda toidulaud ja mida meie kehad vajavad. Et minu poolt suur tänu kõigile teile sellele teekonnale kaasa tulemast, kaasa mõtlemast, aitäh küsimuste eest ja Alar jääb veel siia, et saate talle veel personaalseid küsimusi esitada ja
ja tõesti aitäh selle aja ja hetke ja ruumi eest, mis sa siia tõid ja oli väga inspireeriv sinuga nii mitmetahuliselt vestelda ja erinevatest teemadest, et ma usun, et siit kunagi tuleb üks järg, kus me siis saame juba uutesse või vanadesse teemadesse teise perspektiivi alt rohkem süüvida. Ja aitäh ja tegelikult on mul alati olnud siin kuidagi hästi kodune ja hea tunne, et see energia, mis sa oled siia loonud, see on tegelikult hästi selline minu jaoks turvaline energia. Ja mis ma tahaks veel öelda, et kui siin oli, et võib-olla äkki satute kuskile töötuppa või siis tahaks ka kutsuda kõiki, et meil on rahvusvahelised manapäevad 6-9 juuli. Et siis kõik olete oodatud sinna manama paremat tulevikku. Lähe. Nii et siis kellel soovi siis leiab Alar Grothmani Terviseakadeemia lehelt üles need kõik olulisi info. Et suur tänu teile kõigile veel kord. Aitäh ja suur tänu Alarile. Aitäh sulle.